Muidugi mul on see koht ja see koht kuulub õnneks mulle ja see on mu vanaisa sünnitalu, jah. Ta ei ole sihuke põgenemise koht, vaid ta just ongi see koht, kus sa puhkad tervenest. Kus muud mured ununevad, aga tema tähendus minu jaoks ikkagi just nimelt on see perekondlik traditsioon, see minu pärand, minu juured, minu, ma ei tea, mulle edasi kantud väärtused, ma arvan, et me alahindame just nimelt seda ajaloolist katkestust, mis Nõukogude okupatsiooniga tekkis, et koos varaga antakse edasi ka väärtuseid. Sel hetkel, kui kõik muutus ühisvaraks ja kõik justkui pidi olema ühiselt väärtustatud, tegelikult suurem katkestatus isegi võib-olla tõesti tekkis nendest nagu varaga seotud väärtuste ülekandmises. Seetõttu ma arvan, et see vanaisa sünnitalu või vana-vanaisa poolt ehitatud rehielamu on mulle nii oluline, sest see tegelikult ei ole mitte nagu vara, mis on minuni jõudnud, vaid see on tegelikult meie komplekt väärtusi, mis on minuni jõudnud. Ma arvan, et see küsimus isiklikust pärandist ja isiklikust paigast on väga oluline, sest need paigad on olemas ka mitu muinsuskaitset. Et kõigil on mingi oma väärtusruum, oma esemete ruum, oma kohtade ruum, mille kaudu nad iseennast defineerivad või vähemalt püüavad ennast seeläbi kujundada. Ja kui sa siis sekkud sinna mingise riikliku sunniga, siis sa pead olema väga teadlik sellest, et vastureaktsioon võib olla kange.